Tere! Hakkame vaikselt pihta. Mina olen Kelly Poppu Riigi Tugiteenuste Keskusest ja mul on hea meel teid kõiki tervitada sellel infopäeval taotlusvoorule, mis kannab nimetust muinsuskaitsealade ajaloolistes linnakeskustes. Taotlusvooru rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetustest ning see on üks osa Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste finantsmehhanismide perioodi 2014–2021 programmist Kohalik areng ja vaesuse vähendamine. Programmi operaator on Sotsiaalministeerium ja Riigi Tugiteenuste Keskus täidab rakendusüksuse funktsioone. Tänase infopäeva päevakava on teie ees. Kohe annan sõna Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonnast Liina Jänesele, kes teeb tutvustuse taotlusvooru. Selle sissejuhatusse siis rääkides eesmärkidest, tulemustest, tegevustest ja hindamiskriteeriumitest. Seejärel Liina Prissis Riigi Tugiteenuste Keskusest tutvustab taotluste menetlemise protsessi ning nõuetest taotlusele, taotlejale ja sealhulgas ka partnerile. Ville Penk Riigi Tugiteenuste Keskusest tutvustab teile tegevuste abikõlblikkusega seotud teemasid, samuti projekti aruandlust ja toetuse maksmise tingimusi. Seejärel vaatame koos minuga, kuidas näeb välja e-toetuse keskkonnas taotluse menetlemise protsess. Kõige viimase osa oleme jätnud küsimusteks, aga usun, et ka iga teemaploki lõppu on jäänud piisavalt aega mõne küsimuse tarbeks. Küsimusi saate esitada siis lülitada sisse oma mikrofonid või siis kasutades chati. Chatis näete siis ka teiste küsimusi. Aga minu poolt siis kõik ja annan sõna Liina Jänesele. Tere hommikust! Ma alustan kohe oma ekraani jagamisega. Ma nüüd enda oma lõpetasin. Ja. Nii, nüüd peaks olema vist näha. Ja, on näha, aga sa võid selle suure ekraani teha. Just. Nii. Väga hästi. Mina olen siis Liina Jänes, muinsuskaitsenõunik Kultuuriministeeriumis ja Kultuuriministeerium on üks osaline sellest ühisprogrammis, mis on siis 4 ministeeriumi vahel ja mida juhib siis Sotsiaalministeerium. Et meil on siin oma osa, mille teemaks oleme siis valinud muinsuskaitsealad ja selle programmi osa suurus on kokku 3,3 miljonit eurot ja siin on 2 tegevust. Üks neist on siis avatud taotlusvoor, mida täna tutvustame ja teine on siis projekt, mida viivad ellu Muinsuskaitseamet ja Norra Kultuuripärandiamet ja see tegeleb sisuliselt siis sama asjaga, keskendub muinsuskaitsealadele, aga on siis pehmed tegevused ehk siis koolitustegevused, trükised ja muu selline. Need 2 tegevust on omavahel selles mõttes seotud, et need projektid, mis saavad avatud taotlusvoorus rahastuse, neilt me ootame, et nad oma ehitusobjektidel siis võimaldaksid ka restaureerimiskoolitusi läbi viia. See ei ole asi, mida te peate taotluses eelarvestama kuidagi, aga et see siis lepitakse kokku hiljem, et ajaliselt klapiks sinna ehitusobjektile. Aga täna siis tutvustame avatud taotlusvooru. Ja siin on siis toetuse andmise eesmärk väikelinnade muinsuskaitsealadel asuvate hoonete restaureerimine ja kasutuselevõtt kohaliku kogukonna vajadusteks ja muinsuskaitseala kasutuse elavdamiseks. Eestis on kokku 12 muinsuskaitseala, aga selles programmis oleme valinud 9 sihtlinna. Need on siis siin näha ja kirjas Haapsalu, Kuressaare, Lihula, Paide, Pärnu, Rakvere, Viljandi, Valga ja Võru. Et välja on jäetud muinsuskaitsealadest siis Tallinn ja Tartu, kus ei ole niisugust elanikkonna kahanemise probleemi ja samuti Rebala, mis
asub ka siin Tallinna külje all ja on kultuurmaastik hoopis, ei lähe linnana arvesse. Et teema on valitud koos doonoritega, et see oleks mõlemale poolele huvipakkuv ja Norra pool siis Norra Kultuuriväärtuste Ameti näol on selle teema väljatöötamisse ka siis oma panuse andnud. Nii. Et miks selline probleem või teemavalik, et nendes 9 sihtlinnast siis kõigis on suuremal või väiksemal määral kahanev elanikkond, palju maju jääb tühjaks ja see omakorda mõjutab negatiivselt ka ehituspärandi olukorda. Et meil on päris suur kasutuseta hoonete hulk ka kultuurimälestiste hulgas ja samuti halvas olukorras ehitusmälestiste hulk, nende osakaal on enam-vähem ühesuurune. Et siin slaidil näete siis ka seda meie joonistatud kahanemise nõiaringi, mis väiksemaid piirkondi just rohkem puudutab. Et kui elanike arv väheneb, siis väheneb ka teenuste hulk nendes piirkondades, seda rohkem jääb maju tühjaks, seda väiksemaks jääb inimeste huvi ka oma kodukohta panustada. Elukeskkond ei ole enam nii ligitõmbav ja see omakorda siis põhjustab ka uute inimeste lahkumise. Muinsuskaitsealadele ei ole seni eraldi toetusmeedet olnud, et see on siis meie esimene niisugune suurem test. Ja samas on olnud erinevaid positiivseid algatusi, et näiteks on kahanevatele piirkondadele tehtud eraldi ruumilise planeerimise soovitused, kus ühe valikuna soovitatakse ka eelisarendada siis just linnasüdameid. Ja ühe näitena siis võib tuua ka Eesti Arhitektide Liidu algatuse Hea avalik ruum, mis samuti siis väiksemate linnade ja asulate keskväljakute ja tänavatega tegeleb, et nii mitmeski linnas langeb see piirkond muinsuskaitsealaga kokku. Ja nagu öeldud, siis on üheks teemavaliku põhjuseks ka siis doonorite ehk norrakate huvi. Neil on samuti koostatud oma linnalise ehituspärandi strateegia, mille rakendamisega nad tegelevad. Et kui siis linnaruum saab korrastatud, paraneb ühtviisi elukeskkond, see tõstab linna atraktiivsust, kasvab elanike rahulolu ja aktiivsus ja samamoodi siis ka turismipotentsiaal. Ja lõpuks peaks see väljenduma ka siis kinnisvara hindades. Et selle programmi tulemusena peaks siis saama restaureeritud vähemalt 7 hoonet ja restaureerimisprojektides peaks osalema vähemalt 7 kohalikku omavalitsust, kas siis elluviijate või partneritena. Ja kogu siis selle programmi tulemusena, mis siin muinsuskaitsealasid puudutab, selle osa tulemusena siis me näeme, et on võimalus tuua rohkem inimesi ja elu muinsuskaitsealadele, kasutada kultuuripärandit paremini ära siis kohaliku arengu mootorina ja parandada linna ja elukeskkonda, et inimesed saaksid oma kodukoha üle uhkemad olla ja mõistagi siis ka paraneb ehituspärandi olukord. Et nagu siis eesmärgi all välja öeldud, et selle programmi idee on siis nagu 2 ühes, hoonete restaureerimine ja kasutusele võtmine. Ühtki funktsiooni me taotlejatele ette ei kirjuta, et siin on küll ainult taotlejate fantaasia selleks piiriks. Ainsana oleme siis välistanud eluruumide restaureerimise. Ja taotluse esitamise eelduseks ongi siis idee. Kõigepealt hoone olemasolu, aga siis samavõrra ka see idee, kuidas seda hoonet kasutusele võtta, mida seal teha. Doonorid on seadnud tingimuseks siis avaliku kasutuse, sellest ma räägin ka hindamiskriteeriumite all ja samuti ootavad väga, et need välja pakutud kasutused siis panustaksid
kohaliku kogukonna arendamisse või vastaksid kohaliku kogukonna ootustele. Ja siis lähemalt hindamiskriteeriumidest. Siin olen kõik ühele slaidile tabelisse kokku pannud, et meil on siis 5 erinevat hindamiskriteeriumi taotluste hindamiseks ja nendel omakorda siis alakriteeriumid. Need on mõnevõrra erineva osakaaluga ja ma arvan, et ma siis järjepanu püüangi neid siin avada, sest et võib-olla need annavad siis kõige paremat aimu, kuidas oma taotlust üles ehitada ja millele rohkem tähelepanu pöörata. Nii, kriteerium 1, projekti kvaliteet, siin on 6 alakriteeriumi ja algusest minnes siis taotleja ja partneri pädevus ja suutlikkus. Et siin on siis need küsimused, millele te peaksite mõtlema, et kas projektijuhil on olemas piisav kogemus siis vastava tegevuse elluviimiseks, kas restaureerimis- või arendustegevuse või siis selle hoone kasutuse käivitamiseks ja elluviimiseks, mida te sinna planeerite. Või on teil plaanis kaasata siis ekspertiisi projektimeeskonda väljastpoolt. Siin hinnatakse siis projektide elluviijate tausta ja pädevust ja seda tehakse siis projektijuhi CV põhjal. Vaadatakse, kuidas te olete kirjeldanud meeskonna liikmete rolle, kas see on piisavalt avatud taotluses ja arusaadav. Ja samuti siis eelarves sisalduva info põhjal hinnatakse seda. Tegevuskava, ajakava ja riskid. See on ka niisugune tavapärane hindamise osa projektidel, välisprojektidel. Vaadatakse, kas projekti tegevused ja ajakava on taotluses põhjalikult kirjeldatud, kas need on realistlikud ja asjakohased, kas taotleja on arvestanud kohustuslike teavitustegevustega, et rahastajad nõudel siis selle määruse järgi peab toetuse saaja korraldama vähemalt 2 avalikku üritust, kus ta tutvustab projekti tegevusi või tulemusi ja looma ka inglise ja eestikeelse projekti kodulehe. Selle kohta on ka küsitud, kas see peab olema iseseisev veebileht ja vastus on, et ei pea, ta võib olla teie olemasoleva lehe siis alamleht näiteks. Et seda oleme ka varasematel toetusperioodidel samamoodi kasutanud. Siis mõelge läbi projektiga seotud riskid. Ehitusega tuleb neid alati ette. Kultuurimälestiste restaureerimisel tuleb neid veel omakorda ette, aga ka siis kõik muud riskid ja nende maandamise viisid hinnatakse siis seda, kas te olete selle osa projektist läbi mõelnud ja juhul, kui tuvastate riske, siis kas nendele olulistele riskidele on maandamistegevused planeeritud. Järgmine projekti jätkusuutlikkus. Siin hinnatakse siis projekti tegevuste nii majanduslikku, sotsiaalset kui ka institutsionaalset jätkusuutlikkust. Selle toetusmeetme siis rakendusmääruse kohaselt peavad projekti raames restaureeritud hooned ja soetatud esemed olema taotluses kirjeldatud avalikus kasutuses veel vähemalt 5 aasta jooksul alates projekti lõpparuande kinnitamisest. Seega on toetuse saaja kohustatud arvestama ja panema kõrvale vajalikud ressursid, et seda hoonet siis selles kasutuses käigus hoida, vajalikul määral hooldada pärast siis projekti lõppu 5 aasta jooksul veel. Ja samuti peab see hoone olema siis enam levinud kahjude vastu kindlustatud selle perioodi jooksul. Selle kriteeriumi all hinnatakse siis, kas see nõue on täidetud, on see realistlik ja samamoodi siis antakse eelistus tegelikult projektidele, mis suudavad demonstreerida seda jätkusuutlikkust veel pikema aja jooksul.
et kohustuslik on järgida seda selle 5-aastase perioodi jooksul lõpparuande kinnitamisest. Aga kui te suudate oma taotluses finantsanalüüsis siis realistlikult näidata, et planeeritud funktsioon on tõesti jätkusuutlik, et teie siis taotleja organisatsioonina on institutsionaalselt jätkusuutlik, et see kasutus tõenäoliselt saab toimima selles asukohas, et siis seda parem, seda kõrgemad punktid te saate. Nii, samamoodi siin võite siis ära näidata, kas kohaliku omavalitsuse arengukava või mõni muu arengudokument toetab selle hoone kasutust selles asukohas ja tuua välja siis kõik veenvad põhjendused, et mille alusel võiks eeldada, et see kõik saab toimima ja jätkusuutlik olema. Edasi, taotleja finantsvõimekus. Selle kriteeriumi all hinnatakse siis, milline on taotleja võimekus seda projekti ellu viia, sealhulgas omafinantseeringu olemasolu. Vaadatakse, kas on olemas vajalikud vahendid või on realistlik plaan siis rahastusallikate hankimiseks. Siin siis ka välja toodud, kas laenu näol või toetuse näol muudelt investoritelt. Ja see hinnang antakse siis finantsanalüüsi põhjal ja taotlusele lisatud siis kinnituste või muude dokumentide põhjal, mis on siin ka välja toodud, et olgu see siis panga kinnitus laenukõlblikkuse kohta, investori kinnitus või kui taotleja on kohaliku omavalitsuse üksus, siis eelarvestrateegia või volikogu kinnitus. Eelarve läbimõeldus. Siin hinnatakse siis, kas kuluartiklid on põhjendatud ja realistlikud, kas need on seotud toetuse eesmärgi ja oodatava tulemusega ja muid tavapäraseid asju eelarve kohta, kas eelarve on piisavalt detailne, kas olete planeerinud ja arvestanud kõikide vajalike teenustega, kas taotleja on arvestanud ka võimaliku lisarahastamise vajadusega. Ja kuigi taotluse esitamise eelduseks on eelprojekt, siis ehitusprojekt eelprojekti staadiumis, siis me oleme teadlikud sellest, et ehitushinna arvutamine eelprojekti põhjal ei ole kõige lihtsam. See ei saa olla lõpuni detailne, aga juhul, kui teil on olemas põhiprojekt, siis saate eelarvestada selle põhjal ja võtta oma hinnapakkumised selle põhjal. Ja seda täpsem on eelarve, seda kõrgemad punktid saate hindamisel. Omafinantseeringu määr, siis see skaala on siin välja toodud, tõenäoliselt olete juba jõudnud ka tutvuda selle hindamisjuhendiga, kus see samuti kirjas on. Et mida kõrgem on siis taotleja oma panus, seda suuremad punktid saab. Kohustuslik määr on siis 20%, toetuse määr on siis vastavalt 80%. Nii, järgmine hindamiskriteerium. Hoone, selle mõju linnaruumis ja funktsiooni mõju muinsuskaitsealale. Eelistatud selles taotlusvoorus on hooned, mis asuvad muinsuskaitsealal võimalikult nähtavas kohas linnaruumis, kuna nende korrastamisel on suurem visuaalne mõju ümbritsevale ruumile. Samuti antakse eelistus siis hoonetele, mis asuvad hea avalik ruum edukalt lõppenud konkursi siis sihtkohas, kas siis selle võistlusalal või sellega külgneval kinnistul. Et selle eest saab siis samuti rohkem punkte. Siis järgmisena hinnatakse hoone kultuuriväärtust ja vastavalt siis see skaala on selline, kas kõige vähem punkte saab selle eest, kui tegu on siis väga utilitaarse või niisuguse muinsuskaitsealale mitte iseloomuliku hoonega. Suuremad punktid siis muinsuskaitseala siis
iseloomustavate hoonete eest ja kõige kõrgemad punktid kultuurimälestiste eest. See käib siis vastavalt kultuurimälestiste registrile. Siis järgmine hoone planeeritava kasutuse mõju muinsuskaitsealale. Et selle ala kriteeriumi eest saab 15 punkti, mis on kõige rohkem, nii et palun pöörake sellele erilist tähelepanu ja mõelge läbi, kuidas te kirjeldate seda siis taotluses. Hindamisküsimused siin on siis järgmised, et kas planeeritav funktsioon toob muinsuskaitsealale uusi kasutajaid? Mõelge läbi, kui palju neid uusi kasutajaid tõenäoliselt võiks tulla. Mismoodi teie planeeritav funktsioon elavdab muinsuskaitseala, mitte ainult seda konkreetset hoonet, vaid ka ümbritsevat linnaruumi. Kas projekti elluviimine mitmekesistab vanalinna funktsionaalselt või aitab mõnda alakasutatud tänavat elavamaks muuta? Kas selle hoone korrastamine aitab parandada linnakeskuses siis mingeid logistilisi, ruumilisi seoseid? Kuidas see valitud hoone suhestub välisruumiga? Ja kas olete siis planeerinud nii sise- kui välisruumi ja nende sidusust? Ja see hinnang antakse siis samamoodi siis ehitusprojekti ja taotluse põhjal. Kolmas kriteerium on hoone avaliku kasutuse osakaal ja ligipääsetavus. Et nagu öeldud, selle taotlusvooru eelduseks on, et hooned, mis rahastuse saavad, on avalikus kasutuses. Avalik kasutushoonetel ei ole tõenäoliselt kunagi 100%, seetõttu on siin ka niisugune skaala eelduseks ehk siis miinimummääraks on, et vähemalt pool hoone kasulikust pinnast peaks olema avalikus kasutuses, aga mida kõrgem on see määr, seda suuremad punktid saate ja see on siis teine alakriteerium, mille eest saab 15 punkti. Ligipääsetavus samuti järjest olulisem teemaga kaitsealustes hoonetes, ei saa sellest kuidagi ümber vaadata ja siin hinnatakse siis hoone ligipääsetavust siis kasutuselevõtu järgselt ja seda, kuidas te olete läbi mõelnud, millised kasutajagrupid hakkavad seda hoonet kasutama, millistele kasutajagruppidele on see avatud ja ligipääsetav, kas see on ka erivajadustega inimestele kättesaadav ja seda siis nii hoone füüsilise keskkonna mõttes kui ka teenuse mõttes, mida te seal pakkuma hakkate. Et hinnatakse siis eelprojekti põhjal ja taotluse põhjal seda, kas hoone on, kas ja kellele füüsiliselt ligipääsetav, aga ka milline on see inforuum, mida te näete selle hoone ümber ette. Nii, 4. kriteerium, hoone projekti eelne kasutuse määr ja tehniline seisukord, et suurem eelistus ja suuremad punktid antakse siis hoonetele, mis on algselt kehvemas olukorras ja tehakse selle projekti käigus korda. Et nende mõju siis muinsuskaitsealale on ka suurem, et kui te võtate kasutusele halvas või avariilises seisukorras hoone, mis näiteks praegu seisab tühjana ja on ilma kasutuseta, võib-olla on sellele tehtud ka Päästeameti ettekirjutus, hoone on määratud ohtlikuks, et selliste hoonete kasutuselevõtt on vägagi soositud ja nende eest saab siis ka kõrgemad hindepunktid. Vaadatakse seda kasutust siis nii ruumide mõttes kui ka siis hoone täituvuse mõttes aastaringis, et kirjeldage taotluses ära, kas ja kuidas planeeritav funktsioon siis näiteks pikendab hoone kasutust aasta lõikes, et see võib puudutada meil siin kuurortlinnu, kes selles taotlusvoorus saavad osaleda, aga tegelikult on see
on see tõenäoline probleem ka teistes sihtlinnades. Ja kultuurimälestistel siis see tehnilise seisukorra hinnang antakse kultuurimälestiste registri andmete põhjal, et seal on välja toodud siis kas hoone seisukord, on ta halb, avariiline või hea. Ja viimane, 5. kriteerium, kuna see on välisrahastusega programm, sellel programmil on oma doonorriigid, Norra, Island ja Liechtenstein, siis on väga ja vägagi soositud partnerluses ellu viidud projektid. Ja projekti partneriteks võivad olla siis projekti rakendamisse aktiivselt kaasatud füüsilised ja juriidilised isikud või valitsusvälised organisatsioonid ja need asukohamaad on siis, et kas Eestist endast, kas doonorriikidest, Norrast, Islandilt või Liechtensteinist või mõnest teisest abisaaja riigist, kes selles siis finantsmeetmes osalevad. Ja need on siis Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi, Kreeka, Ungari, Läti, Leedu, Malta, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia ja Sloveenia. Ja lisaks on siis võimalik otsida partnereid Venemaalt. Et kuna meie selles programmis teeme kõige tihedamat koostööd Norra kuningriigiga ja meie doonorpartner on Norra kultuuriväärtuste amet, siis saame me omalt poolt kaasa aidata eriti siis partnerite leidmisele Norrast ja selleks on meil praegu tehtud ka niisugune Facebooki grupp, kus mõned huvilised on juba oma projekti ideed sisestanud, aga ma julgustan teid veel kord selle grupiga liituma. Pange sinna üles lühidalt oma siis tegevusplaan, milline on hoone, millele te plaanite toetust taotleda, mis tegevust te sinna kavandate ja mis valdkonnas te partnerit otsite, et see ei ole kuidagi piiratud. Te võite leida partneri kas siis hoone restaureerimisega seotud tegevustele või siis hoone sisutegevustele vastavalt sellele, mida kavatsete. Ja koos siis Norra kultuuripärandi ametiga saame seda partneri otsingut Norrast ka lihtsustada. Et taotluse kohustuslik lisa on siis ka projekti partnerite kinnituskiri. Kui teil on partner projektile, saate jällegi kõrgemad hindepunktid. Nii, ja viimane slaid ongi siis väike lisainfo lihtsalt ja meeldetuletus, et taotlusvoor on avatud 30. novembrini. Kõik taotlused kogutakse kokku ja hinnatakse siis pärast seda tähtaega koos. Ja kes on huvitatud siis ka sellest pehmest projektist, mida alguses mainisin, siis selle kohta leiab lisainfot Muinsuskaitseameti lehel ja selle projekti avaüritus siis on 26. augustil järgmisel nädalal Paides. Aitäh! Tere ka minu poolt, ma olen Liina Preitsis ja räägin taotluse menetlemise protsessi ja nõuded taotlusele ning taotlejale. Räägin ka lühidalt siis nõuded taotlejale partnerile. Et taotleja võib olla siis Eestis registreeritud avalik-õiguslik või eraõiguslik juriidiline isik, valitsusväline organisatsioon. Taotleja peab olema taotluse objektiks oleva hoone kinnistusraamatusse kantud omanik, ühis- või kaasomandis olevate kinnisasjade puhul kõigi omanike volitatud esindaja või isik, kelle kasuks on seatud hoonestusõigus taotluse esitamise ajast. Taotlejal peab olema ka sarnase projekti elluviimiskogemus või kaasatud projektimeeskonda asjakohane ekspertiis väljaspoolt ning majanduslik suutlikkus projekti elluviimiseks.
Taotleja ja partneri tegevused ja vastutus projekti elluviimisel on selgeks määratud. Peab olema siis projekti partner allkirjastanud projekti partneri kinnituskirja, mis on siis lisa 2 ja toetuse saaja peab sõlmima enne projekti toetuse rahuldamise otsust partnerilepingud kõigi oma lepingupartneritega. Toetuse taotlejal ja partneril ei tohi olla projekti taotluse esitamise tähtaja seisuga riiklikke maksuvõlgnevusi, mis ei ole ajatatud. Nõuded taotlusele. Kõik taotlused peavad olema esitatud e-keskkonnas. Hiljem Kelly selgitab, kuidas e-keskkonda kasutada. Taotlus peab olema allkirjastatud esindusõigusliku isiku poolt. Kui ei ole esindusõigusliku isiku poolt, siis on vaja lisada eraldi volikiri. Tuleb lisada projekti partneri andmed, kui neid on, ja projekti partneri poolt tehtavad tegevused. Tegevuste elluviimiskoht on Eesti või projekti partneri asukohariik. Toetus taotletakse sätestatud eesmärkidele ja toetavatel tegevustele. Toetuse summa ja osakaal abikõlblikest kuludest vastab korrale ja tegevused tehakse abikõlblikkuse perioodil. Taotluse juurde lisatavad dokumendid, projekti juhi CV, projekti finantsanalüüs, see on siis lisa 1, mille võite leida meie kodulehelt, mida Kelly hiljem näitab. Restaureeritava hoone eelprojekt, mis on saanud Muinsuskaitseameti heakskiidu. Projekti oma finantseeringu katmise kinnitus. Kohaliku omavalitsuse kinnitus selle kohta, et omavalitsus on tutvunud projekti sisuga. Siis volitus ühis- või kaasomandis olevate kinnisasjade omanikel, ja projekti partneri kaaskiri ja rolliselgitus lisa 2. Räägin siis veel üle, et antud projektil on siis 3 kontaktisikku, kelle poole pöörduda: Kelly Poopuu, Liina Preitsis ja Pille Penk. Esitamise tähtaeg on siis 30. november kell 5. Kogu kirjavahetus käib siis e-toetuse keskkonna kaudu veel postkasti. Kui peale tähtaja lõppemist suletakse taotlusvoor, see tähendab seda, et kui te esitate oma taotluse 17.05, siis me hilinenud taotluse vastu ei võta. Et soovitame aegsasti eelnevalt esitada taotlused, et mitte jätta viimasele minutile, sellepärast Kas on kuulda? Ei ole? Nüüd on kuulda. Okei. Kus ma pooleli jäin, et siis ma saan hakata sealt uuesti pihta? Eelmine slaidis. Jah. Nii, jah. Räägin siis uuesti, et meie poolt siis esmane vastavuskontroll on siis 10 tööpäeva jooksul, et menetluse käigus me võime siis nõuda taotlejalt selgitusi ja lisadokumente või taotluse parandamist. Et peale meid siis iga taotlust hindab 2 erapooletut, sõltumatut ja usaldusväärset eksperti. Nad hindavad eraldiseisvalt kõiki taotlusi 20 tööpäeva jooksul, kui nad on saanud need hindamiseks.
Kui nad hinnanud taotlus, mille hindamistulemus on alla 40% maksimumtulemusest, tehakse rahuldamata jätmise otsus. Need, on kuulda ikka, need hinnatud projektides koostatakse pingerida, mida edastatakse vähemalt 3-liikmelisele programmi operaatori poolt moodustatud hindamiskomisjonile. Hindamiskomisjon vaatab need taotlused läbi 15 tööpäeva jooksul ja peale seda edastavad meile. Ja meil läheb siis otsuse vormistamise ja teavitamisega 10–15 tööpäeva aega, et kõik info tuleb siis läbi e-toetuse keskkonna postkasti kaudu. Räägin siis veel toetuse saaja ja partnerite kohustused, et toetuse saaja siis kogub, esitab rakendusüksusele andmed projekti väljundi ja tulemusnäitajate sihttasemete saavutamise kohta, mis on vaja siis projekti seireülesannete täitmiseks. Toetuse saaja ei võta tööle Eestis seadusliku aluseta viibivat isikut. Peab arvestada projekti kestel projekti tegevustega teenitud tulude kohta. Toetuse saaja, sealhulgas ka partner, jälgib hankemenetluse puhul riigihangete korraldamise üldpõhimõtteid, kasutades rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt. Ehk siis tuleb jälgida riigihangete seadus paragrahv 3. Tuleb võtta siis kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 3 hinnapakkumist, kui teenuse, asja või ehitustöö eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 5000 eurot või rohkem. Toetuse saaja peab ennast määratlema kas hankena või mitte hankena riigihangete seaduse paragrahv 5 tähenduses. Toetuse saaja annab vajaduse tekkimisel rakendusüksuse ja programmi operaatori jooksvat infot projekti elluviimise ja tulemuste saavutamise kohta ning võimaldab viivitamata auditit või järelevalvet teostavatel isikutel või asutustel kontrollida projekti elluviimisega seotud dokumente või teostada kohapealset kontrolli. Toetuse saaja peab säilitama toetusega kasutamisega seotud dokumente vähemalt 2028. aasta lõpuni. Toetuse saaja peab korraldama vähemalt 2 projekti tegevust ja tulemusi kajastavat avalikku üritust, näiteks avaõpuseminar, pressikonverentsi, uuringu tutvustuse ning looma eesti ning inglise projekti kodulehe, näiteks ka alamlehe, nagu eelnevalt räägiti, kus kajastatakse kõiki olulisemaid projektiga seotud tegevusi, üritusi, tulemusi ja muid andmeid. On ka vähese tähtsusega riigiabi, mis antakse siis ettevõtjale. Riigiabi antakse siis ettevõtjale, et oluline see, et üksuste õiguslik seisund ega rahastamise viis, vaid see, kas isik tegeleb teenuse pakkumisega turul või mitte. Et siis vähese tähtsusega riigiabi ei tohi olla siis ei tohi ületada üle 200 000 euro. Et seda on räägitud lähemalt ka toetuse andmise korras. Ja minu poolt on nüüd kõik. Tänan kuulamast. Kas on küsimusi? Kui ei ole küsimusi, siis ma lõpetan jagamise, et ka hiljem saab küsida, et siis ma annan edasi. Tere, minu nimi on Pille Penka, olen Riigi Tugiteenuste projekti koordinaator ja räägin teile kulude ja tegevuste abikõlblikkusest, projekti aruandlusest ning toetuse maksmise tingimustest. Projekti abikõlblikkuse periood, siis mõned olulisemad punktid.
Rahastatud projekti tegevused ja kulud muutuvad abikõlblikuks alles projekti toetuse rahuldamise otsuse langetamisest. Projekti kestus võib maksimaalselt olla 30 kuud. Võttes arvesse projekti taotluse hindamisprotsessi võiks kõige esimesel võimalusel alustada projekti järgmise aasta 1. märtsil. Kõik projekti tegevused ja kulud peavad olema tehtud ja kulud ka makstud otsuses näidatud ajaks, kuid mitte hiljemalt kui 30. aprillil 2024. aastal. Toetuse osakaal ja piirsummad. Taotlusvooru maht kokku on ligikaudu 2,86 miljonit eurot. Vähim toetus ühele projektile on 200 000 eurot ja suurim toetus 500 000 eurot. Et kogu toetuse maksimaalne määr on siis 80% abikõlblikust kuludest ja oma finantseeringu minimaalne määr 20% abikõlblikust kuludest. Et ma siin juures siis toon ära, et see 200 000 ja 500 000 on siis ainult toetuse summad ja oma finantseering on siis pluss sinna juurde. Ehk siis, kui te esitate meile projekti, siis kogu projekti maht on siis 500 000 või siis 200 000 pluss oma finantseering. Valitsusväliste organisatsioonide või riiklike sotsiaalpartnerite poolt rakendatud projektide puhul on lubatud kajastada vabatahtlikku tööd mitterahalise omafinantseeringuna. Sellisel juhul võib vabatahtlik töö moodustada kuni 50% projekti heaks nõutud omafinantseeringu määrast. Vabatahtliku töö ühikuhinnad peavad vastama Eestis sellise töö eest tavaliselt makstavatele töötasudele. Räägin teile abikõlblikkuse üldpõhimõtetest. Toetuse saaja raamatupidamise sise-eeskirjad ja auditeerimise kord peavad võimaldama projekti kuluaruannetes esitatud kulude ja tulude otsest võrdlust vastavate raamatupidamisaruannete ja tõendavate dokumentidega. Projekti välisriigi partneri kulud hüvitatakse sarnaselt toetuse saajaga. Piisab kvalifitseeritud audiitori poolt läbi viidud projektikulude auditi aruandest. Projekti toetussumma määramisel arvestatakse ka projekti kestel saadavat tulu, mida toetuse saaja saab projekti rahalise toetuse tulemusena. Abikõlblikud kulud on tehtud toetuse rahuldamise otsuses sätestatud abikõlblikkuse perioodil, seotud projekti eelarvega, tegelikult raamatupidamises kantud, kaup on üle antud või teenus osutatud, selle kohta on koostatud kuludokument. Makstud hiljemalt 30 päeva jooksul alates projekti abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäevast. Kulud on kontrollitavad ja organisatsiooni üldisest raamatupidamisest eristatavad. Võib kasutada ka spetsiaalset koodi või võite kasutada ka näiteks projekti tunnusnumbrit. Proportsionaalsed ja säästlikud ning tehtud üksnes projekti eesmärgi ja oodatud tulemuste saavutamiseks. Ja kulud peavad olema kooskõlas Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktidega ja vastama heale raamatupidamistavale. Kulud jaotatakse otsesed kulud, kaudsed kulud ja mitteabikõlblikud kulud ehk mida ei tohi üldse projekti lülitada või projektist rahastada. Alustan siis otsekuludest. Projekti abikõlblikud otsekulud on otseselt seotud projekti rakendamisega ja need võivad olla otsesed personalikulud, näiteks projektijuhi assistendi, projekti sisuekspertide töötasud, füüsiliste isikutega sõlmitud võlaõiguslikud lepingu alusel makstavad tasud, töötasult arvestatavad riiklikud maksud, proportsionaalselt projekti heaks töötatud ajaga seadusest tulenevalt hüvitised ja puhkusetasud.
Kohaliku omavalitsuse asutuste töötajate projektiga seotud personalikulud on abikõlblikud ulatuses, milles need on seotud selliste tegevuste kuludega, mida asutus ei teostaks, kui projekti ei oleks ette võetud. Järgnevaks on projektis osalevate töötajate reisi- ja päevarahad vastavalt Eesti õigusaktidele. Siinkohal toon ma välja igaks juhuks selle, mis tuleb ka hiljem, et siseriiklikud lähetuskulud on kaudsed kulud. Projekti avalikustamisega seotud kulud ehk teavituskulud, uue või kasutatud seadme ostmise kulu amortisatsiooni määras projekti eluea jooksul, kui toetuse saaja põhjendab, et seade on lahutamatu ja vajalik osa projekti tulemuste saavutamiseks, võib seadme kogu ostuhinna lugeda erandina abikõlblikuks. Kinnisasja ostmine, mis moodustab kuni 10 projekti abikõlblikust kuludest, aga selle taotlusvooru puhul on teil pigem vaja just seda kinnisasja renoveerida, kui te just ei taha seda soetada ja seda renoveerida. Tarbekaupade ja tarvikute ostmine tingimustel, et need on eristatavad ja vajalikud projekti tegevuste elluviimiseks ja eesmärgi saavutamiseks. Muinsuskaitsealal asuva hoone restaureerimiseks seotud kulud, sealhulgas uuringute, arheoloogiliste uuringute, projekteerimise, ehitustööde, omaniku järelevalve, muinsuskaitselise järelevalve ja muude selliste lepingutega seotud kulud, tingimusel, et need on sõlmitud ja kooskõlas riigihangete seaduse ja toetuse andmise tingimuste korraga. Olemasoleva hoone juurdeehitus on abikõlblik, kui see suurendab hoone kasutusvõimalusi. Kui hoone on segafunktsiooniga ja osa hoonest moodustavad olemasolevad elupinnad, siis on hoone ühisosa restaureerimine abikõlblik proportsionaalses mahus taotleja omandi osakaaluga hoonest vastavalt kinnitusraamatu andmetele. Hoone ühisosa on näiteks fassaad, aknad ja välisuksed, katus- ja sadeveesüsteem, põhikonstruktsioonid, ühised tehnosüsteemid, ühine tehnopind, ühine üldkasutatav pind, näiteks trepikoda, lift, kelder. Samuti on abikõlblik ühiskasutuses oleva krundi korrastamine ning proportsionaalselt projekti juhtimine. Toetuse rahuldamise otsusega projektile kehtestatud kohustustest otsenelt tulenevad kulud on samuti abikõlblikud. Projekti raames restaureeritud hoone ja soetatud seadmete osas peab toetuse saaja tagama, et projekti raames restaureeritud hoone ja soetatud esemed on projekti taotluses kirjeldatud avalikus kasutuses vähemalt 5 aasta jooksul alates projekti lõpparuande kinnitamisest rakendusüksuse poolt. Restaureeritud hoone on kindlustatud kahju vastu, nagu tulekahju, vargus või muu tavaliselt kindlustatavad juhtumid projekti elluviimise ajal ja vähemalt 5 aasta jooksul alates projekti lõpparuanne kinnitamisest rakendusüksuse poolt. Toetuse saaja peab tagama asjakohased ressursid hoone ja soetatud esemete hoolduse jaoks vähemalt 5 aastaks alates projekti aruande kinnitamisest rakendusüksuse poolt. Nüüd ma räägin teile kaudsetest kuludest ehk üldkuludest. Kaudsed kulud on kõik abikõlblikud kulud, mida ei saa otseselt seostada projekti tegevustega, kuid tehakse otseses seoses projektile omistatavate abikõlblike kutsekuludega.
Projekti kaudseid kulusid arvestatakse kindla määra alusel, mis moodustab kuni 15% otsestest abikõlblikest personalikuludest. Ja nendeks kuludeks võivad olla raamatupidamine, sekretäri ja personalitöö, juriidiline nõustamine, kontoritarvete ja mööbli ostmine, rentimise, hooldus- ja remondikulud, vara haldamine, kommunaalkulud, kontoriruumide rent, valveteenus, maamaks, infotehnoloogia kulud, tark ja riistvara, kontoritehnika ostmise ja rentimise ning serverite, võrkude ja kontoritehnika hooldus ning remondikulud, sideteenused, näiteks postikulud, telefonisideteenused, pangakonto avamise ja haldamise kulud ning maksete ülekandetasud, riigisisese lähetuse kulud ja muu abistav töö. Ja nüüd on mitteabikõlblikud kulud. Mitteabikõlblik kulud on uue hoone ehitus, elamispindade, nii era-, munitsipaal- kui ka sotsiaalpindade restaureerimine, sealhulgas eluruumi omanikule kuuluva mitteeluruumi, keldri, garaaži, tehnopinna restaureerimine, laenuintress, võla teenindamise tasud ja viivised, finantstehingute tasud ja muud puhtalt finantskulud, sealhulgas valuutakursi muutmise kahjumid, eraldised kahjumi või võimalike tulevaste kohustuste katmiseks, käibemaks, kui see saadakse sisendkäibemaksuna tagasi, mootorsõiduki ostmise, liisimise ja remondiga seotud kulud, trahvid ja muud rahalised karistused, kohtuvaidluste kulud, välja arvatud juhul, kui kohtuvaidlus on lahutamatu ja vajalik projekti tulemuste saavutamiseks, kulud, mis kaetakse muudest allikatest ja kulud, mis ei ole vajalikud projekti eesmärgi saavutamiseks. Nendega on siis kulude osa läbi. Ja nüüd ma räägin teile toetuse kasutamisega seotud aruannete esitamisest. Vahearuanded projekti elluviimise kohta esitatakse rakendusüksusele vähemalt üks kord aastas vastavalt toetuse rahuldamise otsuses sätestatud tähtaegadele ja need tähtaeg antakse teile ette. Kui projekti abikõlblikkuse periood on kuni 18 kuud, et ei pea kindlasti rakendama projekti 30 kuud, esitab toetuse saaja rakendusüksusele ainult lõpparuande. Projekti lõpparuanne tuleb esitada 45 päeva jooksul alates projekti abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäeva või lõppkuupäevast 45 päeva. Vahe- ja lõpparuandest kajastatakse projekti progressi info kumulatiivselt ja aruannete kohustuslikud osad on kirjeldatud taotlusvooru tingimuste punktis 25.6. Lõpparuanne esitatakse e-toetuskeskkonnas ja rakendusüksus kontrollib lõpparuannet 15 tööpäeva jooksul alates laekumisest ja rakendusüksus võib aruande menetlemise käigus nõuda aruande täiendamist või muutmist, kui ta leiab, et see ei ole piisavalt selge või arusaadav või selles esinevad puudused. Ja rakendusüksus kinnitab nõuetekohase projekti aruande 5 tööpäeva jooksul ja toetuse saajal on loomulikult õigus kõik puudused mõistliku aja jooksul likvideerida. Toetuse maksmise tingimused. Toetuse maksmise eelduseks on toetuse rahuldamise otsus, toetuse saaja ja projekti partnerite vahel sõlmitud partnerluslepingud ja kulude abikõlblikkus, sealhulgas kulude aluseks olevate tegevuste abikõlblikkus.
Toetuse saajal, kellel puudub riiklik sildfinantseerimise taotlemise võimalus, on võimalik taotleda toetuse ettemakset. Projekti esimene toetuse ettemakse võib moodustada kuni 20% projektile eraldatud toetusest. Järgmist toetuse ettemakset on toetuse saajal võimalik taotleda siis, kui 70% eelmisest ettemaksest on projekti väljamakse taotlustega rakendusüksuse poolt heaks kiidetud. Ettemakse taotlused või väljamakse taotlused esitatakse e-toetuskeskkonna kaudu. Väljamakse taotlus esitatakse, kui abikõlblik kulu on reaalselt tekkinud ja makstud regulaarsusega vähemalt üks kord kvartalis, kuid mitte sagedamini kui üks kord kuus. Toetuse saaja peab koos esimese väljamakse taotlusega rakendusüksusele esitama järgnevad dokumendid. Väljavõtte oma raamatupidamise sise-eeskirjast, milles on kirjutatud, kuidas projekti kulusid ja tasumist eristatakse raamatupidamises muudest taotleja kuludest. Ehk nagu ma varasemalt ütlesin, võib sellest olla siis mingi kood või siis projekti numbriline tunnus. Koopia riigihangete tegemise korrast asutuses, lühikirjelduse projekti rakendamisega seotud dokumentide algatamise, fiseerimise ja kinnitamise kohta ning esindusõigusliku isiku poolt edasi volitatud õiguste korral vastavad volikirjade koopiad. Ja selgituse, kuidas on toetuse saaja oma asutuses ette näinud toetusega seotud dokumentide säilitamise ja säilitamise lõpptähtaeg on siis 31. detsember aasta 2028. Rakendusüksus teeb väljamakse taotluses esitatud kulude abikõlblikkuse kontrolli. Esimese väljamakse taotluse kulude valim on 100% ehk esimest maksetaotluses kontrollitakse kõiki kulusid. Alates teisest maksetaotlusest rakendatakse osalist kontrolli ehk valimipõhist kontrolli. Toetuse saaja on kohustatud edastama rakendusüksusele valimisse lisatud kulude kohta kulu tekkimist ja kulu kandmist tõendavate dokumentide koopiad, samuti kulu aluseks olevate raamatupidamisnõuetele vastavad alusdokumentide koopiad ning hangete tegemise dokumentatsiooni koopiad või tagama juurdepääsu tehtud hangetele riigihangete registris. Siin ma siis ütlen, et esimese maksetaotluse juurde oleks soovitatav panna siis kõik kuludokumendid ja alates teisest maksetaotlusest edastatakse siis nimekiri, milliste kulude juurde on dokumendid vaja lisada. Väljamakse taotlust kontrollitakse hiljemalt 20 tööpäeva jooksul alates laekumisest rakendusüksusele. Ja juhul, kui väljamakse taotluses esineb puudusi, võib rakendusüksuses väljamakse taotluse menetluse osaliselt või täielikult peatada. Sellisel juhul peatub ka meie menetlemise periood ja toetuse saajal on loomulikult õigus mõistliku aja jooksul kõik puudused kõrvaldada. Ja projekti lõppmakse tehakse toetuse saajale 1 kuu jooksul pärast projekti kulude abikõlblikkuse tegevuste elluviimise ja kulude tasumise tõendamist ning lõpparuannete kinnitamist. Ja lõppmakse suurus on minimaalselt 15% projekti abikõlbliku toetuse summast. Sellega olen mina oma teemade valdkonnad ka katnud. Tänan teid kuulamast ja annan nüüd üle sõnajärje Kellile, aga vahepeal, kas teil on ka tekkinud mõningaid küsimusi?
et kui teil küsimusi praegu ei ole tekkinud, siis loomulikult saate need meile, meie kontaktile, Kellile, minule ja Liinale esitada e-postkasti kaudu. Enne kui ma e-toetuskeskkonda hakkan tutvustama, ma näiteks kõigepealt võib-olla, kus Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt on võimalik konkreetse taotlusvooru kohta infot saada. Et lähed rtk.ee toetused. Siis siin üsna all on EMP Norra toetused. Programmi üldine info ja allpool on siis taotlusvoorude kohta info. Konkreetne taotlusvoor siis siin. Ja juhin korraks veel tähelepanu, et siin meil on juba esitatud hulk küsimusi, mida siis koostöös Kultuuriministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumiga oleme kenasti vastata saanud, et need nii-öelda korduma kippuvad küsimused on leitavad siit. Ja taotluse kohustuslikud lisad, siis see projekti finantsanalüüsi vorm ja partneri kinnituskirja vorm on ka leitavad siin. Ja kõik muu siis konkreetse taotlusvooruga seonduv peaks olema siit leitav. Samamoodi on siin olemas kohe link e-toetuse keskkonda. Et ma ei tea, kui paljud teist juba on kasutanud seda e-toetuse keskkonda projekti toetuse saamiseks, aga siis sisenemisel valite oma viisi. Et ma nii palju võiks öelda, et see võib-olla esmapilgul võib tunduda natukene hirmutav, aga tegelikult on oma ülesehituselt ja ka vormilt üsna sarnane sellele varem paberkandjal esitatud taotlusele. Lihtsalt tuleb natuke aega varuda ja nagu Liina ütles ka, siis mitte jätta viimasele minutile selle taotluse esitamine, et siin on omajagu väljasid, mis tuleb täita, et parem natuke varem ja siin on võimalus ka samm-sammult seda täita. Aga selline näeb välja siis see töölaud, rahastada projektid ja taotlused. Enne kui ma lähen teile näitama seda testprojekti, siis näitan, kuidas alustada uut taotlust. Siin on selline roheline nupuke, vajutate siia alusta uut taotlust. Ja siis tuleb valida või õigemini otsida Riigi Tugiteenuste Keskuse Norra rüü. Ja siin ta on muinsuskaitsealade ajaloolistes linnakeskustes siin ja panete projektile nime. Projekti nime kohta on nii palju, peaks ütlema, et seda saab muuta täpselt senikaua, kuni taotlus on esitatud ja peale esitamist seda enam ei ole võimalik muuta, et siis lihtsalt teate. Ja siis salvesta, ma hetkel seda ei tee. Ja lähen näitan teile siin testprojekti. Nagu te näete, siis siin on 9 erinevat teemablokki, kõik need tuleb läbi käia selliselt, et igaühe taha tekib see linnuke ja alles siis on võimalik taotlus esitada. Siin on ka postkast, siit on võimalik siis ka juba siit selle kaudu kirju ehitada ka hiljem ja siis ka taotluse sisestamise hetkel. Esimene leht on taotleja leht. See on seotud äriregistriga, mis tõttu päris palju infot tuleb juba automaatselt. Näiteks siin ma panin Riigi Tugiteenuste Keskuse ja mul on vaja täita ainult üksikud väljad nagu telefon, pangakonto number ja siis on siin küsimused käibemaksu kohta ja hangete kohta. Oletame, et minu projektis käibemaks on abikõlblik, siis
ma panen, et jääb kulutegija kanda ja kuna olen hankekohuslane, siis valin jah, et kaupade ja teenuste ostmiseks tuleb läbi viia riigihange. Kontaktisikuid saate lisada nii taotluse esitamise eel kui ka pärast seda, neid alati muuta, et siin on mõned üksikud nüansid, mida ma tahan teile välja tuua, et näiteks see, kes kõige esimesena hakkab sisestama seda projekti infot, siis tema rolliks saab sisestaja, aga et sisestaja rolliga ei saa teavitusi, siis tuleb tal alati lisada mõni muu roll veel juurde. Ja ma näitan, et millised väljad siis tuleb täita kontaktisiku lisamisel. Isikukood, eesnimi, perenimi, ametikoht, siis rollid. Ta annab siin valida telefon, e-post ja nüüd kõige olulisem võib-olla on siin see linnuke, et kas isik soovib saada teavitusi e-posti üle. Et kui siia panna linnuke, siis see isik saab teavitusi maksetaotluse, aruannete, kirjade kohta. Ja siin on samuti võimalik siis lisada dokumente, et näiteks kui konkreetne isik esitab asutust volikirja alusel, siis siia saab lisada volikirja. Panete lisa, ma hetkel panen lihtsalt kinni. Ja näitan, et ka hiljem saab muuta. Oletame, et siin minule on vaja panna volikirja. Mul on kõik muu asi täidetud ja saan siia lihtsalt lisada volikirja. Tüübiks valime siis siin kontaktisiku volitus ja lisa. Samuti on võimalik siin vajadusel kustutada, kui isik enam ei ole projekti vaates oluline, ta ei kanna mingit rolli, siis tema saab siin kustutada. Nüüd kõige tähtsam on siin meeles pidada, et alati iga lehe lõpus vajutada salvesta ja jätka. Ja siis tuleb meile selline õnnestumise teade, et kui tuleb roheline teade, tähendab kõik on väga hästi. Kui tuleb punane teade, siis tavaliselt ta ka vihjab sellele, kus midagi on täitmata või midagi valesti. Nüüd üldandmete lehel tuleb päris palju juba süsteemi poolt ise, projekti number, teie nimetus, projekti nimetus siis, ja tuleb panna projekti algus ja lõpp. Juhin tähelepanu, et peaaegu iga välja juures on siis küsimärk täidetud abiinfoga. Ja siis ka praegu siin on, eks ole, toodud teile veel meeldetuletuseks, et projekti kestus võib olla 30 kuud ja tegevuste ja kulude abikõlblikkuse lõpptähtaeg ei või olla hilisem kui 30. aprill 2024. Ja et kõik tegevused kindlasti peavad siis olema tehtud abikõlblikkuse perioodil. Taotlusvoor ja küsimus siin all topeltfinantseerimise kohta, et kas taotleja on siis saanud projektiga seotud tegevustest ka kuskilt mujalt rahastust. Panetele salvestaja jätka. Nüüd partnerite leht. Hetkel siin on praegu ainult maksesaaja, aga et kui me lisame siia osapoole, samamoodi äriregistriga seotud. Partner, paneme siin. Partner OÜ. Valime kindlasti rolliks partner. Siis käibemaksu teema küsimused jälle ja hanke kohta. Ja nüüd, kui te olete juba lisanud projektile partneri, siis kohustuslik on, eks ole, lisada partneri kinnituskiri. Ja lisame selle partneri kinnituskirja. Lisame partneri ja ongi olemas. Jälle vajutame salvestaja jätka. Oleme jõudnud sisulehele, mis on ilmselt kõige aeganõudvam. Et siin on palju rohkem väljasid kui eelmistel lehtedel, aga et kui vaikselt ükshaaval hakata neid täitma, ma usun, et see läheb väga ladusalt. Ja see valdkond ja kaudsete kulude hüvitamise määr. Nagu Pille juba ennem rääkis, siis kaudsed kulud rakenduvad siis projekti otsestele personalikuludele ja teil on võimalik siin valida. VIP-menüüst annab valik kas 15%, 10%, 5% või te ei soovigi neid ühtset määra rakendada ja siis vajutate, et ei kohaldu. Täpselt nii, nagu teie projekti eelarve lubab ja kuidas te olete planeerinud oma tegevusi ja eelarvet, et siis selliselt teete oma valiku. Nüüd projekti väljundid. Et siin on praegu hetkel valitud mul ainult see restaureeritud hoone asub linnakeskuse muinsuskaitsealal,
aga siin on tegelikult projekti või taotlusvooru raames võimalik valida ka teine väljund, milleks on siis, et restaureerimisprojektides on osalenud kohalik omavalitsus partnerina või elluviijana. Et kui teie projektis see kohaldub, siis valite ka selle. Minul hetkel siin testide projektis seda ei vali. Taotlus objekti asukoht. Teil on võimalik või tegelikult ka kohustuslik panna siia projekti objekti aadress, et siis on võimalik kohe siduda siis objekt ja projekt. Samamoodi on siin valikud, et kas objekt on seotud selle hea avaliku ruumi projektiga ja kas hoone on kultuurimälestis. Ja edasi tulevad natuke pigem sellised kirjeldavad plokid. Tuleb siis selles esimeses plokis kirjeldada hoone olukorda, sealhulgas siis avaliku kasutuse määra, kasusaajate hulka, tehnilist seisukorda, ligipääsetavust. Et te võite ka juurde panna siia infot, aga see, mis siin kirjelduses on, et see on kindlasti väga oluline, et te selle sinna sisse kirjutate. Siis selgitate projekti vajalikkust, projekti meeskonda, millised on meeskonna liikmed, millised on nende rollid ja ülesanded, samamoodi projektijuhil. Ja kui teie projektil on partner, siis kirjeldage ka projekti partnerite rolli, ülesandeid ja kuidas siis see koostöö projekti partneritega toimub. Projekti eesmärgi tulemused, siis hoone kavandatav funktsioon ja selle mõju linnaruumile, sealhulgas ka muinsuskaitsealale. Hoone avaliku kasutuse osakaal projekti järgselt ja siis planeeritud kasusaajate hulk. Hoone ligipääsetavus, sealhulgas ka teenustele, mis on ka varem täna juttu olnud. Et need samad hindamiskriteeriumite teemad, millest Liina Jänes siis esimeses ettekandes ka rääkis. Ja projekti lühikokkuvõtte avalikkusele, see on selline hästi lühike, selge ja lakooniline. Projekti tulemuste jätkusuutlikkus, et kirjeldada, kuidas on siis tagatud hoone kasutuses hoidmine ja finantseerimine vähemalt 5 aasta jooksul pärast projekti lõppemist ja kuidas kaetakse siis püsikulud ja millised on siis sellest jätkamise võimalused. Ja järgmised on nüüd juba riskidega seotud plokid. Et siin tulevad erinevad kategooriad, riskikategooriad, projekti juhtimisega, ajakavaga, finantseerimisega seotud riskid. Väliskeskkonnast tulevad ja jätkusuutlikka seotud riskid ja siis igat riskikategooriat hindate eraldi ja toote välja ka siis maandamis- ja ennetustegevused ja riskidele annate hinnangut skaalal kõrge, keskmine ja madal risk. Et siin samamoodi need küsimärgid, et väga soovitan neid avada, et see kindlasti hõlbustab nende väljade täitmist. Ja siis on väike plokk kasusaajate kohta. Jälle salvestaja jätkab. Nüüd me varem valisime need väljundi, mis sellel konkreetsel projektil oli üks väljund ja siis seesama väljund jookseb edasi nii näitajate tegevustega eelarveblokki. Et siin ongi täpselt nii, et restaureeritud hoone asub linnakeskuse muinsuskaitsealal. Siin juures ma kindlasti rõhutan, et te vaataksite siin näitaja nimetuse taga olevat küsimärki, et siin on toodud välja, et millisele väljundile tuleb siis see vastav näitaja valida, et ei läheks valesti. Ja siis mõõtühik, algväärtus, sihtväärtus ja salvestaja jätka jälle. Ja siis siin valitud näitaja all, nüüd oleme tegevuste plokis. Küsimus, kas projekti juhtimine ostetakse sisse või mitte ja edaspidi siis iga selle tegevuse algus ja lõpp ja tegevuse detailsust saate tuua tegevuse täpsustuse plokis, et siis toote alategevuste ajakava ja mida siis täpselt selle tegevuse raames teostatakse. Mina olen siin suvaliselt pannud, ma siis soovitan samamoodi siin jälle vaadata, mis siin abiinfosse on pandud. Et see on hästi hea meeldetuletus ka vaadata, kas kõik oluline on saanud kirja. Täidate need siis vastavalt oma projekti tegevustele ära. Ja jälle salvestaja jätka. Nüüd oleme jõudnud eelarveblokki. Toetuse määr on kõigil sama. Nüüd siia kulutulu analüüsi.
Ühesõnaga, seal on kulutulu analüüsi fail, mida me ära kustutada ei saa, et seda hetkel teil tegelikult vist ei ole vaja siia panna. Teil on finantsanalüüsi jaoks on eraldi koht, et see võib natuke eksitada teid. Siis on projekti kogumaksus, abikõlbliksumma, toetuse määr, toetuse summa, omafinantseeringu summa, samamoodi abitekstid igal pool. Ja siis siin juba kuvab varem valitud selle ühtse määra protsendi, mis siin sai 5%. Ja kui on valitud, et ühtne määr kohaldub otsestele personalikuludele, siis on iga rea või nagu iga tegevuse all siis ka see otsese personalikulu eraldi rida, kuhu tuleb panna siis need tööjõukulud. Ja siis eelarve juures täpselt samamoodi nagu tegevuste juures detailsust saate luua siia eelarverea täpsustuse juures, et kuidas te selle, oletame siin esimene rida on projekti juhtimine 50 000 eurot, et kuidas te selle 50 000 eurot siis täpsemalt saite. Ja nii iga kõik need tegevused läbi, mis te olete juba varem pannud ja siis tulenevalt sellest otsesest personalikulust, siis süsteem automaatselt genereerib ka ühtse määra alusel olevad kulud. Kogu projekti abikõlblik summa siis kokku, jälle salvesta jätka. Ja nüüd oleme jõudnud päris lõppu juba. Siin ta kuvab automaatselt siis need rahastajad, nende summad, et kui partner panustab ka rahaliselt, siis saab siia vastava summa lisada. Hetkel ma praegu seda muutma ei hakka. Ja siis kõige olulisem nüüd selle lehel veel on need taotluse kohustuslikud lisad, nagu projektijuhi CV, finantsanalüüs, eelprojekt. Et need kõik tuleb siis siia lisada, samamoodi omafinantseeringu kinnitus ja kohaliku omavalitsuse kinnitus. Ja et kui tegemist on siis ühisomandis oleva kinnisasjaga, siis vastav volitus siia. Et jälle vahetate vali. Ja see tuleb siia. Salvesta ja jätka. No päris lõpus, enne kui ma sellest esitamist räägin, et siis ma tooks veel välja selle, et te võite hakata seda vaikselt esitama nii-öelda. Et te kõik ei pea korraga tegelikult sisestama, et salvestate jätkate ära ja lähete järgmine kord edasi sealt, kus te pooleli jäite. Et kui nüüd keegi täidab võib-olla kõik ära ja keegi kolmas hoopis teeb selle esitamise ploki, siis ta läheb sisse, vaatab, siin on võimalik veel enne taotluse esitamist vaadata üle see taotlus PDF formaadis. Samamoodi on siin meeletuletus, et kui isik esindab asutust ja tal pole seda esindusõigust, et kindlasti selle kontaktisikute lehel volikirja sisestaks. Vaatab üle kõik kinnitused, paneb linnukese, et ta kinnitab, et andmed on õiged ja täielikud ja on tingimustega tutvunud ning nendega nõus. Ja siis allkirjastad ja esitad taotluse. Ma hetkel seda tegema ei hakka, sest see on päris live versioon. Ja nii lihtne või raske see on, aga et kui te hakkate seda jupikaupa tegema, siis iga kord vajutate sealt ülevalt paremalt poolt tavaandmed muutmiseks. Ja siis olekski see praegu kõik. Kas selle kohta on küsimusi? Ja kui on küsimusi, siis lülitage kindlasti mikrofon sisse. Kui küsimusi pole, siis me väga täname teid kuulamast ja soovime teile edu projektide kirjutamisel ja kui on küsimusi või probleeme või muresid, siis kindlasti võtke ühendust meie või Sotsiaalministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi isikutega, et me kindlasti oleme kõik valmis aitama, vastama küsimustele ja otsima lahendusi. Aga meie täname ja kena päeva.
see pangad